Tervist! Tere! Kas ma räägin Aavo Ja. Väga meeldiv. Ma olen Peep Kasepõld ja helistan teile Tartu militaarmeditsiini järelevalve osakonnast. Nimelt saime teada, et te lähete Afganistani 6 kuuks missioonile. Ja meie tahaks teha teile ühe väikese pakkumise. No. Nimelt me saime nüüd mõni aeg tagasi enda käsutusse uue tehnoloogia, mis võimaldab meil siis jälgida inimeste ja nüüd antud juhul siis sõdurite reaktsioone erinevates kriisiolukordades. Nimelt see tähendab, et me saame siis nagu reaalajas jälgida teie organismi tööd ja sellest lähtuvalt ka teha erinevaid analüüse ja märkmeid. Ja nimelt tegu on ühe väikese kiibiga, mis siis paigaldatakse inimese seljale abalo juurde. Ja kui teie oleksite nõus endale sellise kiibi paigaldama, siis meie saaksime enda arvelt maksta teile 75 000 krooni. Aga mingi mis siis veel sellega nagu kaasas käib? No nimelt, kui ma räägin natukene tagamaid ka, et praegu otsime me siis 2 vabatahtlikku. Ja teie olete praegusel hetkel meie nimekirjas esimene. Ja kui te olete siis võtnud endale sooviks meid sellisel moel aidata, siis tõesti 75 000 krooni saaksite kätte nüüd mõne päeva jooksul. Ja kui teil nagu huvi on, siis antud protseduur peaks toimuma nüüd kas tänasel või siis ka homsel päeval. Et kui te nüüd muidugi tahate ei öelda, siis me võtame nimekirjast järgmise inimese. Ja tegu on väga lihtsa protseduuriga. Nimelt kiip siirdatakse teile siis väikese süstlabil siia abalu juurde ja te ei tunne isegi mitte midagi, lihtsalt see on teil olemas. Mis see kiip jääb siis eluks ajaks sisse või? Ei, see kiip jääb teil kuni 6 kuuks sinna sisse. Et sellise väikese teo eest premeeriksime teid 75 000 Eesti krooniga. Miks mitte? Aga ma peaks vist ära mainima ka, et antud kiibiga kaasnevad väikesed kõrvalmõjud. Näiteks? Kõigepealt küsin, kas teil on endal elukaaslane või kallim või keegi selline ka olemas? Ei ole. Siis vist ilmselgelt pole hullu. Nimelt protseduur seisneb selles, et see seade, mis me teie sisse siis paigaldame, see suurus on muide 1x2 millimeetrit, nii et see on täiesti imepisike. Aga see seade kustutab siis teie organismis selle aja vältel täielikult sugutungi. 6 kuu jooksul? 6 kuu jooksul tähendab seda, et te eriti mingit iha vastassoo vastu ei tunne. No 6 kuud pole ju eriti pikk aeg või kuidas? Ja kui te niikuinii Afganistanis viibite, siis ei tohiks vist raskusi olla sellega. Jah, aga peale seda on siis kõik normaalne. No kui te tagasi tulete, siis meie võtame teilt selle kiibi ära. Muidugi me oleme selle 6 kuu jooksul siis kogunud andmeid, kuidas teie organism käitub erinevates situatsioonides. Ja siis kuskil kuu aega läheb mööda ennem kui teil see täielik tung taastub, aga muidugi me anname enda poolt ka teile tasuta Viagra tablette, nii et selles mõttes üritame protsessi kiirendada ja see protsess ikka ka kvaliteetselt toimuks. Ega nagu, et kui 6 aega mõõda, et siis nagu enam mingit järelmõjus ei tohiks olla. No põhimõtteliselt ei tohiks, aga muidugi meie Soome kolleegid, siis naabrid on ka kasutanud juba seda tehnoloogiat paar aastat. Ja selles kontekstis, õigemini Soome riigis on esinenud ka paar juhtumit sellist, kui sõdur siis tuli missioonilt tagasi ja tal tänu Viagrale tuli küll sugutung tagasi pärast 6 aja möödumist umbes. Noh, seal 3 nädalat kuni 5 nädalat on see aeg umbes, aga tema hakkas hoopis huvituma siis meesrahvastest ehk siis meessoost. Et selline näide on ka antud juhtumiga juhtunud. Et kui ennist olete suunitetud sinna naissugu poole kanti, siis äkki võib juhtuda nii, et teil hakkavad järsku mehed meeldima. Et kuidas te sellega nagu päri olete? No ütleme, Soomes on see juhtunud, nii et väga suur võimalus ei ole, aga kuna Soome on seda praegusel hetkel ainukesena kasutanud ja 1-2 siis katse alusest hakkas niimoodi käituma, siis 50-50 on praegusel hetkel see.
ei, ma vist ikka siis nii suur riskiga ei taha vist. No aga 75 000 krooni, see ei ole ju väike summa ja ega ei pruugi midagi, kas oleks halb siis, kui hakkavad pärast järsku mehed meeldima? Ei tea, ikka ei. Ma eriti usu küll, et hea ta ei oleks. Nii, aga võib-olla, kui näiteks ostate endale meestele mõeldud ajakirju, siis võib-olla suudate seda protsessi ka ära hoida. Ostate kõvasti endale ajakirju, kus siis on naised ilma riieteta ja võib-olla siis ei juhtu sellist asja. Et me oleme nõus kompenseerima ka need ajakirjade siis ostmiseks kulunud raha. Aga millal see kiip nagu paigaldatakse? See kiip paigaldatakse võimalikult ruttu, tuleks see paigaldada, nimelt kas siis täna või homme peaksite tulema siia Tartusse kohale, et me saaks selle protseduuri ära teha. Kus te ise praegu üldse asute? Ise on Raplamaal. No meil on olemas ka spetsiaalne buss seal Raplamaal olemas, kes saab teid näiteks peale võtta ja see Tartusse ära tuua. Ise asi, kuidas te siit pärast tagasi saate? Ei, see transpordi pole probleemi. Nii? Aga ei, ma arvan, et ma vist ikka võtta seda. Selge. Teate, mis ma teile veel praegu ütlen? No. Kahjuks või õnneks ei ole sellist tehnoloogiat välja mõeldud, helistan teile Sun FM-ist, minu nimi on Ingemar Eller ja Aavo, saite praegu väikese tünga kõne osaliseks, nimelt teie sõber Kaspar tellis teilt kaugele reisile minekuks või õigemini siis missioonile minekuks sellise huvitava kõne. Kas olete pigem pettunud või õnnelik? Ma olen ikka õnnelik, et niisugust asja ei ole olemas. No selge, igatahes jõudu ja jaksu ja pidage see 6 kuud vastu siis ikka. Jah. Olgu, kõike kaunist, nägemist. Nägemist.